on 11. aprill, kell on 5:24 jõe ääres, nüüd täielik pimedus alles, aga kõvad kalamehed on juba peal. Noh, ja sealt ta tuli. Juba esimene kobistamine hakkab potis pihta. Jah. See annab vähe lootust. Esimesse saada, siis äkki tuleb kõik. Next, please. Raisk läheb minema. Nii, kell on 6:03. Seis on järgmine. Mis siin on siis? Margo on 1 saanud, ma olen 4 saanud, 1 läks tagasi, 1 viskasin tagasi, 1 oli mingi nurg. Aga sükest hullu võttu ei ole. Ikka püüame veel otsalambiga, et üldse näeks püüda. Hing õhk aurab. Aga eks loodame, et läheb soojaks. Nii, kell on 7:16, hakkab päike tõusma. Loodame, et läheb vähe soojemaks. Kala tuleb nagu muda. Tegelikult ei ole täna, praegu küll halb võtt. Et eelmise aastaga võrreldes on ikka kuradi jama. Ma ei tea, kas vesi on külm või pole veel varve sisse tulnud. Jah, Kenul on, mis asja ütlesid? 6 kala. 6 kala. Mul on ka, ma ei tea. Ma ei tea, kui palju mul on nii palju lihtsalt. Marksil on 1 kala ja sul seal, Hendrik? 2 kala, noh. Kõvasti, aga sool on meil 10 kilo. Okei, püüame edasi, vaatame. Mis asi? 2 kala. Margol on nüüd 2 kala. Nüüd teen väikest reklaami ka, et minul oli selline süsteem. Näe, kala. Kala. Minul oli selline süsteem, et kalad sisse panna. Aga Margo tegi sihukese süsteemi. Pups, 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 pups. Ja kalu sisse panna. Ja teine veel, nii et disainerid, kohalikud disainerid. Lähme natuke siin jõe äärt mööda. Proovime teistes kohtades ka. Eriti nagu võttu ei ole. Ma ei tea. Siin on see. Siin on jälle oht, et jääb puudesse kinni rittu see tamiil. Kuigi kunagi ma olen siit ka saanud. Noh, peab proovima. No. Aga kusjuures praegu oli päris huvitav. Ma tegelikult tahtsin välja tõsta, et kohta muuta. Hendrikule, ma sain kala. Hendrikule, ma sain kala. Mul kala kukkus otsast ära. Me läheme vist 8. Sa pane maks tõuku otsa või panid? Jõudu arvis. Edasi ka õnnestub minna, ei õnnestu. Õnnestub ikka, siit ma käisin just siit lähedal niimoodi kaarega. Sealt niimoodi, siit äärest ei saa.
noh, sul on siuke kohvikann lausa kaasas või? Bussis kogu aeg. No. Päike on ilus, tõuseb siia varsti, siis hakkab soe. Kalamehed. Ka üks kalamees. Jõe ääres on iseenesest juba kogunenud natuke rahvast. Aga suurt kalavõtlust ei ole nagu näha. Teeme väikse kuradi vahekontrolli, ütleme. Kell on 9:10. Siin on nii palju kala. Juba on mida kuivatada. Siin on ka nii palju kala. Palju Markul on kala. Ikka on kala. Ja ka on kala natuke. Ei tule nagu tavaliselt, aga midagi tilgub. Vaatame. Läheb soojemaks, läheb ägedamaks. Kala! Üks 25. Teine karteel. Kalapüük käib, aga kala eriti pole. Kalamehi on siis kõvasti. Meil tasus ära hommikul kell 4 siia tulla, et saime hea koha. Nüüd on jõe äär on kalamehi täis ja kuradi ruumi pole eriti. Aga noh, kala ka pole eriti. Võrreldes eelmise aastaga on päris nutune. Vot, aga vaatame, püüame edasi. No, kõik kalad võiksid siuksed olla. Käega võrreldes. Käega võrreldes on päris ilus, vaata. Aga eelmine aasta oli jah, see kallas oli sinililli paksult täis, see aasta on vaata, kus sutsakad ainult. Olid või? No aga nii külma talve polnud olnud ka juba tükk aega, nagu see talv oli. Ei olnud, jõulude aeg oli ju. Jõulude aeg oli must, kui meil jõuluvana käis seal lastel. Jah, must jõuluvana. Valge jaoks pead raha. Ka hea kill. On jah? Siukse koha peal teha. Seda ei vea ju oma grillivetsa tuleb. Ei, no täpselt, see ühe konn, sul on kõik valmis pandud. Lätke oma vorstid või... Väike tegelikult põleb tükk aega. Kusjuures põlebki jumalast kaua põleb minu eest, jah. Sellest suurem oli jah, igavene. Need vorstid jalutasid mööda grilli. Vorstid lähevad lõkkele. Jah, täna on küll selles suhtes natuke nutune päev, et kala ei tule nagu üldse. Kalamehi on küllalt palju. Me oleme kelle 4 siin, et meil on nagu hea koht vähemalt, aga terve kalda äär on, tulevad ja lähevad meist edasi veel. Et püügikohta saada normaalselt. Me oleme tähendab ikka siin oma kurvi peal siin. See on selline hea privaatne koht. Siin saab
rahulikult püüda ja ei ole ohtu, et ritt jääks üles kuskile puusse kinni. Vot, vaatame, mis edasi saab. Kell on veerand 2 ja õhtuni püüame. Midagi ikka saab. Küpsevad. Jami. Neid peab ainult keerama normaalselt, et ei põle siin. Oh, mis see oli? Läks ära või? Mine Kenmari reis. See videos. Selliseid asju juhtub ka vahel. Ma just filmisin. Kurat, jääd siia järgi hüppad. Hea suur särg. Aga ühesõnaga seis on praegu selline. Ossa kurat. Päris palju sul. Nii. Mul on ämbrisse kivi pandud, et rohkem tundub. Mul on ka selline, ma ei viitsi kaant maha võtta. Aga juba löövad mul seda lauda ust lahti siin peale, et peab kivi peale panema. Näe. Nagu laip. See on surnud või? Ei tea. Aga normaalse suurusega. Mõnusalt tuli küll nagu kirves. Nii, sul on ka ikka kala on. Nii. Sul on ka ikka kala on. Ikka on saadud natuke. Päev läbi püütud peab olema. Jah, midagi ikka saame kuiva panema. Päike on erakordselt tere. Ilm on tegelikult okei täitsa. Ei ma... Ilm on okei, ma räägin. Joo, ilm on väga okei. Hommikul oli jah, küll ma vaatan natuke. No, kellaaeg on. Mis see kellaaeg on? Kellaaeg on 16:37. 4:30. Noh, meil aega on. Saaks selle kuradi pütigi täisse. See on 9 kilose majoneesi ember, et siis natuke oleks ikka. No mis nüüd läksid sinililli korjama või? Mõne vastu nägu. See on küll suku sees. Mis sees? Suku sees. Kuradi suku. Suu sees. Kust teie see vahva törist? See. Paned tamiili siit vahelt, soone vahelt ja lükkad. Ja nüüd konksuni ja võtad. See on küll lapaks. Jep. Korralik. Oota, ma annan sulle. Kena. Kena, suur kala. Oi. Päris suured, need on küll praegu merest tulnud kalad, mitte kohalikud pätid. Potska hakkab teist saama.
ei, ma peab ette juba tõmbama. ei ole, lihtsalt nii. Ma ei näegi, mis ta on siis. Ütleme 8,20. Noh, tünn maha. sul on see paksupõhjaga Kivipõhjaga tünn. soolarasv. Nii, disainõmber. Sellest saab kuradi 50 päeva juurde. Mis ta on siis? 9,9. 6,9. Polegi väga palju maad. Järgmine disainõmber. Mis see on siis? Nii. 4,6. Ja, mis seal kennul on siin? Nii. Ja sinul on, ma tunnen käega, 8,8. No ämber maha. Päris hästi. Jah, 8,8. Mis mul oli? Mul oli 8,2 või 8,3. Nii et noh, ennega oleme enam-vähem ühel pulga peal, ma pean veel paar suurt kala saama ja siis oleme tasa. Üks ahven on minu käes. Seal ongi see kuradi põhiline. Ühe suure ahven andsin Kennule ja aga jah, üldiselt nutune värk. Tavaliselt on ikka see suur pahtlitünn ka täis olnud. Aga noh, hea, et niigi palju sai. Nüüd leppisime kokku, et igaüks püüab viimase kala ja siis paneme jõhet asjad kokku. Nüüd tuleb tunni aja pärast viimane kala. See jõe äärest ära tulemine on omaette teema siin. Päris pikk maa on autoni, siis tassid. Igal ühel on pea 8 kilo kala näpu otsas. Nagu kuradi. Vaata, et sa kovist nagu neegri räppar, kurat, püksid pooles vinnas. Iseenesest ilm on väga ilus. Kõik on nagu tiba-toba. Aga lihtsalt enam ei viitsinud ja võttu ka nii head ei olnud kui tavaliselt. Et sellega selle video lõpetabki. Pange siis like või subscribe, kui meeldib. Noh, siuke tavaline sarjapüügi video, aga tavaliselt ma olen teinud siin juba. Tähendab, ma olen ikka teinud neid. Siis kui ma olen sarjapüüdmas käinud, esimesed siirde sarja videod. Ämber soonib kättega. Aga okei, siis tšau, paka ja näeme järgmistes videotes.